Kuule, räägi sellest, kuidas see Marleeni sünnipäev oli? No ma ei tea, normaalselt seal olid ühed Rootsi tüdrukud ka. Päris lahe. Kuule, mis te siis rääkisite omavahel inglise keeles või? No natukene. Väga tubli. No tegelikult mina väga ei rääkinudki, nad olid suuremad ja jõid siidrit. Oota, räägi nüüd natuke lähemalt, et mis seal peol siis toimus? Kui nende vanemad olid kinno läinud ja tort oli söödud, hakkasid nad siidrit proovima ja pakkusid teistele ka. Sina ka jõid? Ei, mul tuli just siis emme järgi, see oli imelik. Mul on hea meel, et sina ei proovinud, et peale seda on nagu aju häiritud ja mõjutatud, et kuidas sa mõtled ja kuidas sa otsustad. Kas me saame sinuga teha ühe sellise kokkuleppe? Nii kaua, kui sa ei ole veel täiskasvanud, nii kaua sa alkoholi ei joo. Üldse või? No, teeme nii, et üldse ei joo. Proovida ka ei ole vaja. Ja saame ju nii teha, et kui ikka keegi ässitab või õhutab jooma, et siis üheskoos arutame, et kuidas selles olukorras kõige parem on käituda või mida teha. Eks? Alkoholist ja narkootikumidest rääkimine on kindlasti üks selline teema, mis vanematel võib küsimusi esitada, et millal rääkida, kuidas rääkida ja kas üldse rääkida. Ja täna me neid teemasid natukene siin kahekesi lahkamegi. Kui mina neid klippe vaatasin, et siis minu esimene küsimus oligi, et millal on õige aeg nendel teemadel rääkida. Et kui ma räägin oma 7-aastasega või 4-aastasega isegi, siis nende jaoks tundub see väga lihtne olevat, et alkohol on halb, suitsetamine on väga halb. Kui suitsetad, siis tekivad sul mustad kopsud ja võid vähki jääda, võid ära surra. Et väikelaste jaoks nemad on väga suured tulihingelised suitsetamise ja alkoholi vastased. Et kui ma võtan oma väikelapsed, et siis mulle tundub, et minu töö on tehtud seal, et meil on kokkulepe, et jah, suitsetamine halb ja on alkohol halb, aga kas see on piisav, et millal uuesti tuleks rääkida? Ma arvan, et nad esitavad sulle küsimusi niikuinii kogu aeg ikkagi veel, et uued mõtted tulevad, siis nad küsivad uusi asju, aga enne teismeiga, enne kui kaaslased saavad oluliseks, enne kui tähelepanu läheb nagu vanematelt väljapoole rohkem, enne seda tuleks need tõsisemad jutud ikkagi ära rääkida ja kasutada ära kõiki vihjeid, mis keskkonnast tuleb. Sest tegelikult kas või reklaamid, alkoholi suitsetamise reklaam, suitsetamise reklaam õnneks enam ei ole, aga alkoholireklaam, et see on küll selline asi, mida saab kohe ise kinni haarata ja rääkida. Ma saan aru, et siis ei ole mitte ühte konkreetset iga või aastat, vaid et tuleb pidevalt olla tähelepanelik nende teemade suhtes ja kui see olukord ennast loob sellisena, siis tuleb kasutada just need teemad uuesti üle rääkida. Jah, see ei tähenda seda, et iga päev korrutad. Aga mingist hetkest, mingist east kindlasti minu kui vanema sõna või mõju ei ole enam nii suur. Et siis on tähtsamad sõbrad ja võib-olla see, mis nad internetist või kuskilt meediast näevad, on ju. Et kuidas luua selline kindlus minu jaoks vanemana, et ma tean, et ta usaldab seda kokkulepet, mis meil omavahel on olnud. Et ta usaldab seda, mis mina olen talle alkoholist ja tubakast rääkinud. Tegelikult see, mis sa talle oled juba varasematel aastatel rääkinud, see ikkagi kujundab tema sellist hoiakut ja suhtumist. See on tema jaoks oluline. Et see vundament on see, mis on kokkuvõttes määrav. Et ma reageerin üle, et mingil hetkel, kui see olukord on, kus poiss tuleb koju ja ütleb, et sõbrad jõid siidrit ja ma proovisin ka, on ju. Et mis ma siis teen, mis ma selles olukorras, kuidas ma selles olukorras käitun? Ma arvan, sa peaksid teda kõigepealt kuulama, et mis mõtted ja tunded tal iseendal selle olukorra suhtes tulid, et kui sa hakkad suures ärevuses talle sõnu peale lugema, et see on väga ohtlik ja väga halb ja miks sa niimoodi tegid küsimustega pommitama teda, siis see pigem võib teda lukku panna. Aga kui sa mõtiskled lihtsalt, et mis nagu seal juhtus või mida sa ise arvad sellest, mis tunne sul oli, kui sa seda tegi, mis teised ütlesid ja siis rääkida oma arvamust sinna peale, siis ma arvan, see võib olla palju tõhusam kui see, et sa hakkad teda ähvardama, et kui sa veel kunagi ja endast välja lähed. Et
mida konkreetselt nüüd see klaas veini ikkagi halba teeb? Et ma saan aru, kui kuritarvitada, pidevalt juua, et siis kindlasti sellel on negatiivsed mõjud. Klaas veini iseenesest ajule sellist suurt kahjulikku lööki ei anna, aga ta tekitab ta käivitab need sõltuvusega seotud olevad närviteed, et tegelikult laps tunneb, et see on tore ja tahaks ja miks ma siis väljaspool kodu ei või proovida, et see on meeldiv. Mulle meeldib see tekitab hea tunde, et miks ma võiks siis väljaspool kodu proovida ja proovib seda. Aga kui nüüd rääkida seda, et ta lähebki nüüd sõpra seltskonda ja hakkab seda tarvitama ja kuritarvitab tõesti, nii nagu praegu Eestis väga paljud noored tegelikult seda teevad, siis kahjustada saab just see ajuosa, mis siin on kõige ees, mis on kõige hilisema arenguga ja mis on kõige olulisem, sest siin ajuosas toimub see, kuidas laps suudab ennast pidurdada, oskab ennast kontrollida, siin on tahtejõud, et ta saaks panna ohtlikele tegevustele piiri, et ta saaks mõtestada, mida ta teeb. Et see ajuosa on väga oluline inimesele, et ta saaks elus hästi toimida. Võib-olla kuni 25. eluaastani ei tohiks mida hiljem seda varem, jah. Või inimene alkoholi tarbida. Jah. Sest kui ta satub seltskonda ja ta ei oska ei öelda või tal on elus mingi stressiolukord, juhtub midagi, millega ta muud moodi toime ei tule, siis võib juhtuda, et see hakkab alkoholi kuritarvitama. Ja ma arvan, et paljud meist mõtlevad praegu, et oi, aga ma olin ju gümnaasiumis või isegi põhikooli lõpp ja sellised peod käisid ja ma olin täiesti normaalne ju praegu. Midagi ei ole mul häda. Suudan ennast kontrollida ja kõik. Aga tegelikult me ei tea, milleks me tegelikult oleksime võimelised. Milleks me tegelikult oleks võimelised, et võib-olla see potentsiaal oli meil suurem. Ja teine asi veel, mis ma mõtlen, et see on nagu Vene rulett. Et sa ei tea, mis aju iseärasused sul on. Et võib-olla sinul tuleb toime sellega paremini, et sa oled lapsena tarvitad, mõni vanem mõtleb nii, et näed, ma saan hakkama, aga võib-olla tema laps ei tule sellega niimoodi toime. Et suitsetamisest on ju nüüd viimastel aastatel väga palju räägitud, et see kahjulik ja paki peal on kirjas, et see tapab. Et me oleme juba sellega nagu niimoodi ära harjunud, et me ei kujuta ettegi, et ma läheks praegu siin koridori või kuskile õues võib, aga kohvikusse, et seal suitsetatakse. Me praegu kujuta seda ette, et me oleme sellega juba nii ära harjunud, aga alkohol on see, et reklaamid ikkagi jooksevad televiisoris ja meedias üldse, et sellega ei olda nii ära harjunud. Kui ma nüüd mõtlen, et mida mina vanemana saan teha, et ma saan teha lapsega kokkuleppe, saan täna rääkida, kui ta on 7-aastane, saan temaga rääkida järgmistel aastatel. Aga ikkagi, kui see nagu ümbritsev keskkond on aktsepteeriv alkoholi suhtes, et siis vanemana ma tunnen, et ma võin jääda üksinda või ujun vastu voolu, et mis on, kas sa oskad öelda, et mis on need sellised tõestatud võtted, tõestatud tegevused, kuidas üldse terviklikult ühiskonna suhtumist alkoholi muuta ja tekitada selline olukord, kus kuni 18 eluaastani on reegel, et lapsed ei tarbi alkoholi. Ma arvan, et see ongi see, mis me praegu teeme. Me räägime sellest, me jagame infot, et lapsevanematel oleks võimalik selle üle mõelda, seda edasi uurida. See on väga oluline teada, mis siis konkreetselt juhtub. Miks ei või siis enne seda alkoholi tarvitada, kui laps saab kui tema aju on küps ja keha on üldse küps. Et see on üks asi, info jagamine. Teine asi, mida me saame teha, on anda vanematele vanemlikke oskusi, et neil oleks oma lapsega kontakt, et nad oskaksid oma last kuulata, oskaksid olla tema suhtes hoolivad, kõik vanemad arvavad, et on hoolivalt, et üks on see, et ma armastan oma last, aga teine on see, et ma oskaksin ka armastavalt käituda, et ma näeksin lapse vajadusi ja et ma oskaksin oma vajadusi väga selgelt lapsele öelda. Et see on just see, mis on autoriteetne kasvatus. Et laps tunneb, et ta on hoitud ja ta saab aru, et tema vajadusi mõistetakse, aga ta saab aru, et ka teistel inimestel on vajadused. See on kasvatus, kus on laps tunneb sooja suhet vanemaga, aga seal on ka selged piirid. Et see ei ole mitte see äärmus, mida
vahel mul on tunne, et Eestis on niimoodi, et on kas see, et ma pean karistama ja väga range olema või see, et siis on, mida peetakse nagu vabakasvatuseks rahvakeeli, et mul ei ole üldse laps kasvab ise. Laps kasvab ise. Et selle kahe vahepeal on tegelikult veel olemas midagi, mille kui vanemad sellisel moel oma lapsi kasvatavad, siis ma arvan, et see elu läheb paremaks. Ja muidugi on hirm, et võib-olla minu laps on üksi, aga ma arvan, et tegelikult neid vanemaid tuleb järjest juurde, kes peavad väga oluliseks, et laps ei joo, kes ei tarbi ise seda alkoholi nii palju ja kes annavad need väärtusinimud edasi oma lastele.